Siim, täna kontrollime, kas kaks murdu on võrdsed oma vahel. Nii, ja meil ülesanne on, kas murd 30/45 on võrdne murruga 54/81. No esmapilgul seda küll nüüd ütluselt väita ei saa, et need sama suured on. Aga ma näitan sulle, kuidas seda võiks teada saada. Kui sul on endal idee, siis muidugi pane alati video pausile ja proovis ära lahendada ja siis vaatame, mida mina tegin. Ja ma siis alustan. Ehk siis minu idee, kuidas seda lahendada, on see, et ma üritaks seda võimalikult väikseks teha. No ala näiteks, kui meil on 2/4, siis ma saan selle teha võimalikult väikseks, ehk siis see on 1/2. Ja samamoodi kui, see nüüd oli väga lihtne, et me teame, et pool, me eelmises videos vaatasime ka, et 2/4 on pool ja põhimõtteliselt seda on üsna lihtne aru saada. Aga kui meil on näiteks arv 198 396, siis seda on juba raskem aru saada, kas see on pool. Aga no, praegusel juhul delta isegi võrdlub 1/2. Aga siis me otsime seda nüüd, et meil on mingi suur arv, siin on ka suured arvud, ja me otsime nüüd mingit sellist, et kus ta nagu hästi lihtne oleks. Ja kui sa nüüd seda läbi teed, et kuidas sa saada selle arvu, siis ma tegelikult lihtsalt siin oli see, et ma korrutasin selle 198-ga läbi ja mõlemad pooled ja siis ma saangi selle arvu. Vot. Aga need siis põhimõtteliselt taanduvad maha. Ja ma üritan seda sama asja teha nende arvudega siin, ehk siis ma võtan selle 30/45, üritan selle võimalikult väikseks teha. Ehk siis ma võtan kõigepealt 30/45. Ja ma teen korrutustabelit, siis üsna kindel samm on see, et ma kõigepealt jagan mõlemad lugeja nimetaja 5-ga. Kuna 45, et kui 5 ja 0, siis on alati et saab alati jagada 5-ga. Et ma siis, muidu kui ma valin mingi muu arvu, siis ma võin igaks juhuks eksida. Kui ma siis 10 valiksin, siis ma 45 ei saa 10-ga jagada, ilma et mul seal 10 murd tekiks. Aga igatahes ma jagan 5-ga, kuna 5 on kindel värk. Ja 30 jagatud 5-ga, ehk siis ma võtan 30-st 5 maha. Ma kirjutan selle välja ka 30 jagatud 5-ga ja 45 jagatud 5-ga. Ja see tegelikult on selline, sa võid ka tegelikult isegi parema numbri valida, kui sa oskad selle peale tulla, kui sa pead vähem tehteid tegema. Ma alustan 5-ga, kuna see on kõige selgem, et 5-ga korrutused kõik lõppusid 0 või 5-ga ja siis 30 ja 45 ongi täpselt need numbrid. Siis kui ma 35-ga saan 6 ja 45 jagan 5-ga saan 9. Aga 6 ja 9, need saavad ka veel väiksemaks minna. Mina tean, et mõlemad jagavad 3-ga väga hästi. Ehk siis kui ma jagan 6, jagan 3-ga ja 9 jagan 3-ga. Et ma lähen nii kaugele, kui ma üldse oskan enam jagada niimoodi, et tekiks 10 murde. Ehk siis meil on siin 6 jagatud 3-ga on 2 ja 9 jagatud 3-ga on 3. Ja neid arve ma enam ei oska jagada väiksemaks. Ehk siis ma olen leidnud selle väiksema, mis ma suutsin teha. Ja kui ma nüüd teen seda sama asja selle teise osaga, siis ma peaksin, kui ma selle viga ei tee, siis ma peaksin saama kas selle sama arvu või mingi muu arvu. Kui ma saan sama arvu, kui see võrdub 2/3-ga, siis nad on võrdsed. Kui ta ei võrdu, siis nad ei ole võrdsed. Ehk siis ma kirjutan välja 54 80 ühendikku. Nii. 81 minu korrutustabelit ma jagan 9-ga väga hästi. 54 ka 9-ga. Ja teeme selle siis läbi. 54 jagatud 9-ga 81 jagatud 9-ga. See võrdub 6 üheksandikku. Ahaa! Kuule, me vist saimegi teada, et nad on sama suured. Sellepärast, et kui sa vaatad, siis see 6 üheksandikku on sama, mis see.
ja me teame, et 6/9 on sama, mis 2/3. Ehk siis praegusel kuhul meil on 54/81 ja see on võrdne 30/45. Ja ongi kõik. Põhimõtteliselt ma oleks saanud selle viimases minna veel ühe sammu edasi ka, aga ma juba selle sammu olen siin läbi teinud, ma hakkan seda ise uuesti läbi tegema. Ehk siis praegusel juhul on võrdsed, mõnel muul juhul kindlasti ei oleks värdsed. Ole tubli, proovi lahendada ülesandeid.